Tšauki, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile ja tere tulemast tagasi minu järgmisesse vlogi. Täna on neljapäev ja kuna mul on tulemas väga intensiivne nädalavahetus, siis ma mõtlesin, et võtan teid endaga kaasa ja tänane päev hakkas väikese product shootiga, mida ma aitan Roomal teha ja siis tegelikult on täna trennipäev. Seega vaatame, kuidas tänane päev läheb. Let's go! No nii, ma olen jõudnud siia Bolt Drive'i ja ma hakkan liikuma vaikselt kesklinna poole. Meil läks shoot väga hästi ja kiiresti. Rooma siis teeb ühele firmale toote, pilte ja fotosid. Ma olin talle modelliks ja nüüd ma liigun edasi ja lähen kõigepealt Maximusse, võtan esinemiskostüüme. Mul on neid miljon, reaalselt neid pakke tuleb iga päev, sest mul tuleb igasse gruppi nagu neid esinemisriideid. Ja nad jõuavad kõik korraga ja siis ja siis mul on täna 3 trenni, igal pool valmistume siis esinemiseks. Mis mul vahepeal toimunud on, ausalt öeldes ma tegelikult tahtsin eelmine nädal ka vlogida, aga kuidagi ei õnnestunud väga see filmimine ja seega ma mõtlesin, et okei, suva, las siis see vlog jääda. Aga jaa, mis mul siin vahepeal toimus? Eile näiteks mul oli Flick Crew'ga eraüritusele esinemine, mis oli väga tore, et selline läksime võistluskavaga esinema, mida me tavaliselt pole teinud, et me tavaliselt käime võistlustel. Ehk siis see oli nagu tore, teistsugune kogemus neile ja siis me valmistume Dance Acti gruppidega Practice näiteks ja nüüd see nädalavahetus meil tuleb üks üritus Jules Event, kus me ka nii-öelda nagu võistleme. Ja Free Flow stuudio gruppidega me valmistume Free Flow etenduseks, ehk siis meil on palju trenne, palju proove, palju lavastust, palju asetuste panemist ja nii edasi. Ja mis veel? Siis meil oli vahepeal Empire Show'ga esinemine, kus me tegime ühe kava esmaesitlust, kus meil olid üliilusad sellised roosad kleidid seljas ja see oli kõik nii ilus ja kevadine ja mõnus. Siis ma käisin vahepeal juuksuris, tegin endale juuksed natukene tumedamaks kui muidu, et kui mul enne olid ka tegelikult värvitud juuksed, aga mul olid need vaikselt juba ära haihtunud, siis värskendasime seda värvi. Siis me käisime eelmine nädalavahetus Lätis võistlustel. Me saime 9. koha 24 või midagi sellist ja ma jäin täiega rahule nendega, nad olid väga tublid ja niisugune väga tore bondimise reis oli meil. Tagasi tulles me sõitsime bussiga tagasi ja vaatasime Eurovisiooni ja see on nii crazy, et Eestil nii hästi Eurovisiooni läks, et mega proud. Ja tegelikult eelmine nädal ma olin peaaegu terve nädal haige. Ma siiamaani olen veits, mul hääl on ka veits niisugune ifi, et ma veits veel köhin ja natukene on mul nohu. Aga nagu hakkab paremaks minema. Olin niisugune mega hädine. Aga nüüd on nagu läheb aina paremaks ja paremaks, kuigi tegelikult tahaks kiiresti saada nagu täiesti terveks, sest et mega intensiivne hooaja lõpp on tulemas. Ja tegelikult, mis mul vahepeal veel on toimunud, ma käisin ühes Riia Hiilsi laagris, mis kestis 4 päeva, me olime seal kokku 6 päeva. Ja see oli ka väga äge selles mõttes, et sai väga palju treenida, sai päris paljude uute koreograafide treene võtta. Ja mis on ülitore on see, et ma sain väga paljudesse select-gruppidesse, siis mind märgati ja see oli väga nagu tore, niisugune inspireeriv ja motiveeriv kogemus selles mõttes. Väga rasked päevad olid, siis meil võtsime peaaegu et kõik trennid. Viimasel päeval ma 2 ei võtnud, aga kokku oli meil iga päev 5 trenni, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis umbes 9 tundi tantsisime ühe päeval, siis seda 4 päeva järjest. Aga nüüd ma jõudsin Maximusse ja võtan oma pakid siit ja siis liigume juba kesklinna. Nii, ma jõudsin omadega nüüd Free Flow'sse. Mul on siin saal broneeritud, et ma saaksin natukene harjutada tänasteks trennideks ja natukene ette valmistada. Ja siis meil on tegelikult Annaga ka proov Nancy suvetuuri jaoks. Meil on vaja mingit koreod paika panna. Siis meil on homme esimene suvetuuri esinemine. Et siis me saame vaadata kõik mingid detailid üle ja siis lisada mingit materjali edaspidisteks esinemisteks.
nii et jah, ma hakkan nüüd ruttu toimetama. No nii, proov on tehtud, me saime mingeid asju juurde lisada ja saime mingeid asju puhastada ja nüüd ma käisin just Smartpostis mingil pakil järgi, ma arvasin, et äkki need on kostüümid, aga ma sain sealt uue telefoni korpuse, esinemisteks ripsmeid, mingeid pärlitäpikesi nagu kleepse ja statiivi. Need olid mulle väga vajalikud asju, mida ma väga ootasin. Ja nüüd tuleb Rooma tegelikult kesklinna, et kuna mul kõik kostüümid jõudsid korraga kohale, siis need oli nii palju asju ja siis ma palusin, Rooma tegelikult ise pakkus, et äkki ta saab mulle tuua need ise kesklinna autoga, et ma ei peaks tassima, sest ma mingite kottidega juba tulin, et ma saan siis võimalikult palju asju täna õpilastele ära anda ja siis on meil 3 trenni, nii et ja ma ilmselt lähen võtan poest ühe Nocco ka, et saaks veits energiat ja siis jah, ega midagi, ma lähen vaatan Rooma juba varsti jõuab. Mul oli just 2 free flow trenni, 1 flick crew'ga, kuna meil etendusele tulevad nüüd peaaegu et kõik inimesed esinema, siis me pidime võistluskava jälle muutma, mis oli ausalt öeldes veits nagu crazy, sest et see võttis kõik jälle nii palju aega, sest et osad tantsijad on sama kohta teinud eri üritustel ja Girly Openiga, ma ei tea, mul on nii kahju see, et osad seal on nii tublid ja ma näen, et nad harjutavad ja siis on osad, kes ei tee mitte midagi. Ja ma saan sellest aru, avatud grupis ma ei saa keeldada, et kõik on sellise sama suhtumisega, aga lihtsalt meil järgmine nädal etendus. Ja, eks me näe siis, kuidas sellega läheb, ilmselt peame mingi lisaproovi leidma ajal, mida ma ei tea, kas eksisteerib. No nii, trennid on antud, kell hakkab varsti saama 10:30 ja ma olen ikka veel dance actis, ma jäin siin veel mingeid sõnumeid kirjutama, aga ühesõnaga meil Heels gruppidega on pühapäeval üks võistlus / esinemine tulemas, Jules event, kus me lähme siis nii algajate kui ka open grupiga ja mõlema grupiga meil on nagu suht viimasel hetkel kõik asjad valmis saanud. Algajatega tegelikult lõpuks läks täna päris hästi, ma ütleks, et veel viimased asjad, kellel vaja üle vaadata ja mis iganes, et muidu üldpilt nägi tegelikult väga hea välja juba. Ainukene mure on mul nende kostüümidega, sest et need ikkagi on väga lühikesed. Et alguses mul tundus, kui ma niisama seisin ja natuke liigutasin, ei olnud nagu hullu midagi, aga kui me intensiivsemalt ikkagi trenni hakkasime tegema, siis oli tundu, kuidas see nagu bodysuit nagu tõuseb ja siis Peppo oli ka väga siuke bootylicious. Seega jah, me peame kindlasti midagi sellega tegema, et ilmselt me paneme lühikesed püksid veel alla, et oleks kõik ikkagi nagu secured. Aga ma nägin, et mul osad tüdrukud kirjutasid Girly Open grupist. Neil püksid on väikesed, mul on nii kahju, et nagu enamasti vist ikkagi ei kontrollita suuruste mõõte. Ja nüüd ma ei teagi, mida teha nendega, kellel püksid on nüüd väikesed. Nagu siuke lisastress lihtsalt, millega peab nüüd tegelema. Ja ma olen natukene mures. Aga küll me saame kuidagi hakkama. Ühesõnaga ma nüüd pakin ruttu kokku, sest Rooma hakkas ka liikuma ja ma saan tema kokkuju. I'm a little bit stressed out. But ja, lähme koju ja näeme juba homme. Tšau! Tere hommikust, täna on reede ja kell on tegelikult juba kuskil 1:30 saamas ja ma liigun hetkel kesklinna, sest et meil on vaja tänaseks Nancy show'ks kostüüm ümber vahetada, sest et tuli välja, et meil on vaja sinna hoopis leopardi mustrilist midagi, mitte hõbedat, nagu meil algselt oli plaanis. See on siis nüüd selleks esinemiseks vist ainult. Ma midagi leidsin meile variandiks, aga ma lähen vaatan ikkagi Bershkast ja Pull&Bearist ja sealt veel miskit. Tegelikult ma üks päev juba käisin, nii et nüüd ma lähen vaatan, võtsin asjad kaasa, et saaks nagu päriselt proovida ka. Ja siis ma tahaks minna stuudiosse, et harjutada pühapäevaseks eventiks, sest seal ma võistlen oma soologa ka, mis ei ole isegi valmis veel.
see on üks vana kava tegelikult, aga see ei olnud varasemalt mõeldud sooloks, nii et mul on vaja sellega tegeleda. Ja siis ilmselt ma tulengi koju tagasi, hakkan valmistuma esinemiseks, sest et me kuskil 5:30 paiku juba stardime, nii et ega mul ei olegi väga palju aega. No nii, ma võtsin jälle Bolt Drive'i, et kiiresti koju saada, sest et ma otsustasin, et ma ikkagi ei lähe saali harjutama, vaid ma teen seda kodus, sest et ma saan nii vähe viimasel ajal kodus olla, et ma proovin siis kodus hoopis harjutada nii Nancy jaoks kui ka minu selle soolo jaoks. Ma käisin veel kiirelt Nauticast läbi, ostsin endale võrksukatuuad, sest et need, mis mul on veits katki ja ma kardan, et need lihtsalt lähevad veel rohkem katki täna. Seega ma käisin neid ostmas. Ma käisin tegelikult loomapoes ka, ostsin Lunale sellest scratching toy. Talle nii meeldib see ja tema oma on üsna nagu räsitud juba, sest ta on seda nii palju kasutanud. Ja mul on alati nii tore meel, kui ma saan Lunale midagi osta, et tal oleks kodus toredam siis, kui meid ei ole. Seega jah, ma mõtlesin, et oleks tore ühesõnaga. Ja väga rohkem midagi kostüümi jaoks ma rohkem ei saanudki, ausalt öeldes. Ikkagi jätame selle variandi, mida ma kodus juba proovisin, sest et kuna see info tuli meie jaoks nii hilja ja mingisugune variant meil vähemalt on olemas, siis see on peamine, et meil oleks midagi selga panna. Et me tellisime tegelikult Nancy showde jaoks teised kostüümid, hõbedased, mida me siis saame edaspidi kasutada ja ilmselt alles siis, kui ilmad ilusamaks ka lähevad. Täna on ikka täiega rõveks. See on tegelikult 13 kraadi näitab, ehk siis tegelikult ei ole nagu nii hull, aga lihtsalt õues on siuke niiske ja veits nagu tahab sadama hakata, vahepeal sadaski. Seega ma ei taha, et ma jään rohkem haigeks, kui ma juba enne olin. Nii et see pikakäistega leopardi mustriline bodysuit sobib meile küll selle jaoks täna. Iris what it is. Sobib see küll, mis meil on. Näe, Luno, vaata, mis ma tõin sulle. See on. Vaata siin palju. Vaata. Oi, tubli Kiisu. Ma ütlesin, et sa oled väike nunnu Kiisu. Jaa, väike Kiisu oled sa. Nii, ma jõudsin natukene oma soolot harjutada ja ma sain aru, et see on füüsiliselt ikkagi üsna raske 2 minutit ära täita esiteks ja nagu full out power'iga tantsida. Aga õnneks mul koreo on meeles ja ma midagi mõtlesin nendesse vaheosadesse, mis mul puudu olid. Homme ma tahan kindlasti minna veel saali, et harjutada selle jaoks. Ja nüüd ma lähen tegelikult pessu, sest et 1,5 tunni pärast ma pean juba sõitma kindlalt hiljemalt. Seega ma ei saa väga pikalt siin lobisema jääda, ma lähen kiirelt pessu ja siis toimetame. No nii, ma olen ennast valmis saanud, tegin sellise pruunika meigi ja patsiga punupatsi. Võtsin mingi 2 ampsu süüa ja nüüd ma hakkangi juba startima Anna poole ja siis lähme Vändrasse. Siin on umbes peaaegu 2 tundi sõitu ja me tahaks vahepeal käia Raplast võtta lillet Nancy'le, sest tal on täna sünnipäev. Ja ma loodan, et äkki me jõuame kuskil teha väikse peatuse ka, sest ma tegelikult ikkagi tahaks nagu süüa ka enne, kui me show'd lähme tegema, sest et muidu mul pole lihtsalt energiat. Nii, me jõudsime Vandrasse kohale. Me oleme valmis ja teeme oma esimese suvetuuri esinemisi siis. Miks me oleme valmis? Yes! Let's go!
lihtsalt armastan teid, aitäh. Aitäh selle armastuse eest, seda 30 aastat. Suur tänu! No nii, Nancy esinemine on tehtud ja nii tore oli reaalselt, see oli kuidagi nii hea vaibiga, see oli meie esimene välikontsert see aasta ja inimesed olid nii soojad ja Nancy nägi nii hea välja, ta oli täna sünnipäev, ta sai 60-aastaseks, see on crazy, kui hea ta välja näeb reaalselt ja tal oli nii äge outfit ja nagu me matchisime temaga selle leopardi prindiga ja nagu, ma ei tea, kuidagi nii õige oli kõik ja kuidagi nii kiiresti sai läbi see ja üldse on raske tantsida ja ma ei tea, ma täiega nautisin, ma arvan, et ma reaalselt naeratasin terve selle show ajal lihtsalt, sest mul oli nii nagu hea meel seda kõike teha ja sõit läks ka suht ruttu, me sõitsime mingi veits alla 2 tunni sinna ja nüüd tagasi Tallinnasse ja nüüd ma sõidan koju, panen auto ära ja panen asjad tuppa, ilmselt vahetan riided ka ära, siis ma lähen sünnipäevale, mis toimub Fonotekis seal Telliskivis. Olen veits ilmselt seal, ma ei tea, kui kaua ma jaksan seal olla, sest mul on homme megapikk päev tulemas, aga samas võib-olla kui on tore ja selline tunne on, siis jään pikemaks. Aga jah, ega midagi õues on nii ilusaks ka läinud. Enne kui me sõitma hakkasime, siis tundus, et nagu kohe hakkab sadama ja tegelikult päeval sadaski, aga praegult on nii siuke suvine vibe. Kui me seal vahepeal põldude vahel olime, siis päike oli nii ilus, golden hour oli ja ma ei tea, raps kasvas õitses ja puud olid lehtes ja nagu mingi täiega suvetunne hakkab tulema, kuigi õues on praegu ainult 9 kraadi sooja, aga nagu vaikselt see tunne hakkab tekkima, mis on ülitore. Nii et jaa, see oli väga successful trip ja esinemine, nii et äge. Meil on saanud 1 öösel ja ma ei olnud siiamaani jõudnud sünnipäevale, sest meil tulid sõbrad külla ja ma ei teadnud sellest midagi, siis ma jäin nendega chillima ja kuna ma vaatasin, et ma ei tea sünnipäevalt mitte kedagi, siis ma mõtlesin, et okei, ma vist ei julge üksinda minna sinna, enne kui Maarit ka jõuab oma esinemiselt tagasi. Ta kirjutas veits aega tagasi, et ta nüüd on Tallinnas jõudmas, seega me läheme nüüd lõpuks siis sinna kas või korraks, et öelda palju õnne sünnipäevaks ja tegelikult homme on nii pikk päev tulemas, seega ma kindlasti seal väga kaua ei ole. Vaatasin veel mingisuguseid klippe tänasest Nancy esinemisest ja nii tore vibe oli ikkagi. Ma olen nii rahul selle tänase esinemisega ja homme me läheme Rakveresse, teeme seda sama asja seal ka, nii et ja ma olen väga excited, et seda teha ja nagu me tegime selle jaoks proovi, lisasime mingeid Korea asju sinna ja mingeid lavastuslikke asju ja mul olid kõik asjad meeles, mul on vist tunne vähemalt, ma loodan, et ma ei mäleta valesti, et see andis ka täiega palju nagu juurde just nagu seda kindlust, et Go-Go's on nagu see, et ma tunnen, et ma hakkan mingeid sarnaseid asju tegema, eriti kuna see on nagu artistiga koos ja selline üsna nagu spetsiifiline sarnane muusika kogu aeg, et seal nagu kõike ei saa teha ja väga siuke 90s vibe peab olema, seega igasugused nagu kokkulepitud asjad annavad seda kindlust ja nagu tuge selles osas, et ei oleks midagi nagu liiga palju või midagi nagu suvalist, et see oli üli nice. See sünnipäev, kus ma lähen, toimub Fonotekis ja ma ei ole kunagi seal käinud, et see, kui ma õigesti tean, siis see on kunagise Sveta kohas, kus ma olen käinud, seega nagu koht peaks olema mulle ikkagi tuttav, aga ja ma ei ole siiamaani sinna sattunud nüüd, kui selle koha nimi on Fonotek ja tegelikult ma üldse olen aru saanud, et ma olen suht halb väljas käia selles osas, et ma olen aru saanud, et kui mul on vaba õhtu, eriti nädalavahetusel, siis ma ei lähe pigem peole, vaid ma tahaks mingi kodus olla või oma asju teha või siis nagu, ma ei tea, sõpradega koos olla kellegi juures, et ma ei viitsi väga niimoodi väljas käia osalt öeldes. Kuigi tore on vahepeal teha seda, aga jah, ma ei tea, ma ei viitsi. Eriti kuna nagu, kui on mingi välja minemine
ja sellisesse kohta, kus saab tantsida, siis ma tahaks nagu actually tantsida, mitte seda, et ma mingi panen hullult hullu, nii nagu ma muidu tantsin ja siis inimesed on mingi täiega vaatavad või hakkavad mingid rõvedad mehed tulema sinu juurde ja siis ma lihtsalt, ma ei viitsi sellise asjaga tegeleda. Seega ma nagu, ma ei tea, ei ole seda vibe'i enam üldse. Võib-olla täna on tore ja saab ikkagi natukene tantsida ja have fun'ida. Aga igatahes ma hakkan nüüd varsti kohale jõudma ja proovime siis mulle parkimiskoha leida. Hopefully me leiame selle. No nii, kell on saanud 3 öösel ja ma lõpuks liigun koju. Täiega tore oli, nagu Brigitte, kellel oli sünnipäev, tegi meile, kes me tulime hiljem veel viktoriini eraldi ja see oli täiega tore ja sai mingid asju teada temast, millest ma isegi ei olnud kuulnud ja see fonoteek oli väga vibe selles mõttes, et see koht ise nägi täiega äge välja. Muusika oli selles mõttes veits nagu üksluine, sest kogu aeg oli see siuke house'i beat ja lõpuks nagu ei jaksanud lihtsalt selle järgi tantsida, sest kogu aeg oli nagu sama muusika. Nagu ei vibe'inud seda muusikat võib-olla niimoodi nagu oleks tahtnud, aga ikkagi saime tantsida ja nägin mõnda tuttavat ka, mis oli tore ja nüüd ma lähengi koju, jõudsin maja juurde, pargin ja siis tuttu homme on kuskil kella, ma arvan 10 paiku äratus ja siis saame uue päevaga alustada, nii et mul on hea meel, et ma läksin, kuigi ma olin väsinud ja ma läksin nii palju hiljem, kui üritus ise algas. Sellegipoolest oli tore ja väljas oli ikkagi tore. Tasuks tegelikult veel tihemini käia, saab veits sotsialiseeruda ja ennast natukene ja nii-öelda tuulutada kõigest rutiinist ja kõigest. Nii et head ööd ja näeme juba homme. Tšau! Tšau! Täna on laupäev ja mina hetkel olen liikumas Dance Acti proovi, sest mul toimub hiilsalgajatega lisaproov homse eventi jaoks. Ja siis pärast proovi on mul laserepilatsioon Säärtele ja siis on Heels Openiga proov. Seega jah, palju on toimetamist ja siis pärast seda kõike lähen ma Rakverre Nancy laivile. Ja. Proov on tehtud ja ma arvan, et me oleme valmis homseks. Issand, ma olen siuke keto. Ja nüüd ma jooksen Lavi kliinikusse. Hakkab seal reaalselt 2 minuti pärast protseduur. Mul on aega 40 minutit ennast täiesti valmis teha ja jõuda Ülemistesse ja jõuda midagi süüa. Wish me luck. Ma ei tea, kuidas ma seda teen, aga ma teen. Valmis. Let's go. Umbes tunni aja pärast teeme loosimise ja loosime välja õnnelikud võitjad. Kus on teie käekesed? Nancy! Suur tänu, kallikesed! Mõnusad kontserdi elamisi teile, aitäh! Ma olen tagasi Rakverest. Meil oli seal täiega õudne ilm. Kui me hakkasime sõitma, siis juba sadas vihma ja oli kartus, et Rakveres ka samamoodi sajab vihma ja siis me saime teada, et seal ongi mõnus padukas, inimesi on väga vähe, aga õnneks kui me kohale jõudsime, siis ikkagi inimesi oli päris nagu palju ja kui me peale läksime, siis ikka veel sadas ja lava oli täiesti märg, seal oli nagu vesi ja veits oli see, et huvitav, kas meil on libe või mitte, aga tegelikult oli väga okei. Vahepeal sadas veits näkku lihtsalt vihma, aga rahvas oli mega tubli, nad olid kõik vihma käes ja tantsisid ja laulsid kaasa ja
ja nagu vibe'i mõttes ma arvan, eile oli nagu parem, aga täna läks ka nagu ikkagi väga hästi. Ja nüüd me lähme Roomaga sööma kuskile Telliskivisse kohta nimega Bad Habits, mida me oleme varasemalt näinud ja kuhu me oleme mõelnud minna, nii et nüüd on vaba õhtu lõpuks, et sinna minna. Tere hommikust, täna on pühapäev ja mina hakkasin juba jälle autoga kesklinna poole liikuma. Mul on tunne, et seda reaalselt iga päev mu elust hetkel, et võtta Bolt Drive. Reaalselt sponsor me please already. Et sõita kesklinna, enne seda võtta peale pakid, kus on kostüümid ja siis hakata toimetama pärast seda. Me avastasime täna hommikul, et meil toimub siin maja juures mingi perepäev ja siin on reaalselt Tanja päevajuht ja Birgit Sarab esineb ja vaadake, kui palju inimesi siin on reaalselt. Nii äge, et sellist asja korraldatakse, et seal olid reaalselt kostüümidega mingid tegelased, korraldati mänge, kontsert oli seal sai, pärast ma vaatasin, et sai registreerida ja no ilmselt selle alusel siis nagu telliti igasuguseid snäkke seal ja seal oli nagu catering ja nagu nii äge siuke full community vibes, et meie ei olnud osa sellest, sest me ei läinud sinna, aga aknast oli ikkagi tore vaadata. Aga täna on üks suur päev minu Heelsi gruppide jaoks, sest et meil on täna esinemine / võistlus Linda Kivi kultuurikeskuses. Seal toimub Jules event esimest korda. Vaatasid, seal ei ole väga palju osalejaid küll, aga ma arvan, et tore nagu ikkagi, et naised saavad lavakogemust ja natukene harjutada siis järgmise nädala practice night'i jaoks, mis meil tuleb Dance Acti hooaja lõpuetendus. Ja seal mul on ka minu enda soolo, millega ma olen kõige rohkem ma olen kõige rohkem ebakindel, sest et see ei ole mul nii sisse harjutatud, kui see võiks. Ja ma ise kogu aeg räägin, et mida rohkem te harjutate ja iseseisvalt tööd teete, et saad kindlamalt te tunnete laval. Võt seda ma ise praegult üldse ei kasutanud seda nõuannet. Aga ma lähen praegult võtan kostüümid, viin need stuudiosse ja siis tegelikult harjutangi oma soolot, sest et ma ei taha ennast ebakindlalt tunda ja siis tegelikult ma peangi juba hakkama ennast valmis panema, tegema meiki, soengut, sest et mingi vähem kui 1,5 tunni pärast ma pean juba seal olema. Holy moly, kas ma päriselt jõuan kõiki asju teha või? I hope so. Ma jõudsin nüüd Dance Acti, ma panen ruttu kontsad jalga ja lihtsalt proovin mõned korrad oma soolot läbi teha. Ma proovin välja mõelda, mida ma siis teen nende kohtade peal, mis mul on veel siiamaani kind of puudu. Mida rohkem aeg edasi, seda rohkem ma hakkan selle peale stressama. Ja mul kõht ka täiega valutab. It's that time of the month ja see on nii halval ajal. Ma lihtsalt loodan, et ma saan hakkama kõige sellega. Let's go! No nii, 10 minutit hiljem mina ja mu sassis pea oleme saanud vaheosa, mis oli puudu tehtud. Täna kuidagi täiega hästi klikkis, ma teadsin kohe, mis ma teha tahan või mu keha teadis, mida ma teha tahan. Ja ma tegin paar korda seda läbi ja nüüd ma veits jahtun ja liigun free flow'sse, sest et mul juhtus täna selline, eile juhtus selline asi, et Heels Openis mul küsiti, issand jumal, kui ma välja näen. Ühesõnaga küsiti mult, et kas ma toon neile nende esinemiskostüümi kindad homme kohale. Ma oli mingi, need on ilmselt, nagu mu peas käis, et need on ilmselt kuskil mõnes kostüümipakis, mida ma ei ole veel avanud. Ja siis ma õhtul avastasin, et neid kindaid ei olegi.
ja siis ma mõtlesin, et okei, kuhu need on jäänud ja ma avastasin, et Shane on mu selle tellimuse canceldanud, nii et ma ei olnud seda näinud, ta oli nagu returned pannud, kuigi ma ei ole seda returninud. See tähendab seda, et meil ei ole kindaid ja siis ma kohe mõtlesin sellele, et Maritil on sarnaseid kindaid, küsisin, palju tal neid on ja ma lähen nüüd neile järgi ja ta aitab meid hädast välja, lihtsalt nii haige. Nädal aega enne ühte etendust ja üks päev enne teist üritust saada teada, et sul on kostüümis üks väga oluline osa puudu, on väga haige. Ja mitte lihtsalt puudu, vaid nagu neid ei olegi, neid ei tulegi. Ühesõnaga, ma ei tea, mida teha nendega täpsemalt nüüd, aga ja, tänaseks on vähemalt lahendus leitud. Ja siis ma liigun ruttu koju, proovin ennast nii palju valmis panna kui võimalik ja siis liigun juba Linda Kivi kultuurikeskusesse, kus meil tulebki see event, nii et lähme ruttu toimetama. Let's go! Mina ja mu 100 asja oleme valmis. Liigume nüüd Linda Kivi kultuurikeskusesse. Ma tegin ennast natukene korda ka, et ma päris otse voodist ei oleks tulnud. Space, old-fashioned dance show, bass, in-game, cuts, photography and... Tehtud ja ma ei jäänud üldse rahule. Mul hakkasid kontsad ära libisema lihtsalt jalgadest ja põrandal oli mingi vesi ja mu lihased ei olnud üldse valmis selleks, et ma pidin praegu tantsima. Aga hea õppetund iseendale, et tuleb rohkem harjutada ja ennast sellistesse olukordadesse panna, kus on juba mugav. Also, mul lõkkasin endale sisse, see on täiesti verine ja see täiega valutab. Wow. Issand, nii ilusad naised. Nii äge. Я не слышу! Дайте шума! No nii, ma olen tagasi koju jõudnud ja vaadake seda. Tada! Me võitsime Heels Open grupiga 3. koha, saime sellise karika ja diplomi. Ma ausalt öeldes ei arvanud, et me midagi võita võiksime ja see ei olnud ka tegelikult üldse mingisugune eesmärk, et me läheme sinna midagi hullult võitma. Mu jaoks oli see event täiega lihtsalt, et me läheme, saame lavakogemust ja teeme põhimõtteliselt peaproovi järgmise nädala praktist näiteks. Aga see on nii tore üllatus reaalselt. Mega äge, et me saime 3. koha ja tegelikult gruppide tase oli väga, nagu üleüldiselt ma ütleks, et seal oli väga palju nagu vene Heelsi community't oli seal, põhimõtteliselt Eesti gruppe seal peale meie ei olnudki, nagu mitte Eesti gruppe, vaid eestlastest tantsijatega gruppe ei olnud peale meie. Ehk siis ja nagu veits siukene nagu võõras tunne oli, et kõik oli nagu vene keeles ja mis iganes, aga ikkagi täiega tore. Ja mul on tunne, et naistele ka meeldis seal ja nad jäid rahule ja said seal nagu suure emotsiooni kätte ja tundus, et edaspidi võiks olla huvi rohkem selliseid asju teha ja sest jah, paljud tulid ütlema, et oh my god, nii äge, tahaks veel mingi umbes tantsida ja et nii nagu tore oli. Luuna, vaata, mis me saime ja tuli piiluma siia. Ühesõnaga, ja ma arvan, et arvestades seda, et meil oli esimene kord kõikide kavadega niimoodi päriselt esineda ja tantsida ja laval olla ja kogu nagu
kogu see nagu jah, esimene kord oli see meie jaoks, et täiega tublid olid mu õpilased, et ja mingid nips asjakesed detailid, millega me saame nüüd järgmine nädal töötada veel ja sain mingisugust tagasisidet ka kohtunikelt, et ma arvan, et võib väga rahule jääda. Saime mingid 2 kotikest ka, sellised. Võime vaadata siis koos, teeme väikest unboxingut. Tavaliselt selliste üritustega, nagu võistlustega on kahjuks niimoodi, et tihtipeale see mingi karikas ja diplom jääb alati nagu stuudiole ja kui on mingi auhind, siis see on ka kas nagu koreograafile või siis ei olegi midagi, aga seekord on ja vaata, ma loodan, et siin on midagi, okei, siin on certificate -15% kõikidele mingitele base toodetele. Mul pole õrna aimuga, mis see base on, ma korraks kontrollin. Nad teevad, päris äge, okei, nad teevad põhimõtteliselt, sa saad custom made mingisugused riideid teha niimoodi, et need asjad on nagu kivikestega. Päris äge, nagu võiks saada teha midagi Heelsile. Okei, äge. Seda saame siis kogu grupiga kasutada, äkki. Siis siin on best wishes for you. 15% soodustus grupi asjale. No sellisest asjast ma natukene ei saa aru kunagi, et tegelikult nagu tore, et nad annavad, aga meil on nagu väga raske sükest asja kasutada. Siis on mingisugune kotikene, tähendab karbikene, kus on sees, näeb päris äge välja. Vaatame, kas me saame selle lahti ka. Siin on mingid joogid. Tea mix, add hot water, mix with soda and ice. Okei, põnev. Siin on neid 2, 4, 6, 8, 10 tükki. Saame jagada siis ära mingid erinevad maitsed. Cranberry, orange, ginger, citrus, mojito. Okei, äge, siis saab nagu oma jookesi miksida kokku. See on tore, seda saab jagada ka õpilaste vahel. Teises kotikeses, vaatame, mis siin on. Sealt mingisugune kotikene, siin on ilusasti ära pakitud. Gift coupon, wow, üliäge. Siin on mingid tasuta trennide kupongid. Free trial class, high heels, pole fitness, pole exotic, stretching, personal training, strip. Ja neid on nagu topelt. See on üliäge. Ja siis siin on veel here's a little gift for you, enjoy your shopping, feel and treat yourself like a goddess. -15% soodustust Tesselt. Äge. Selle me saame ka grupile panna. Vot, need on väga nice kingitused, mida, okei, ma saan aru, et need ei saagi olla midagi väga palju, aga kas või midagi. Nii et respekt korraldajatele, et nad on saanud auhindadeks midagi sellist, mida päriselt võiks minna vaja ja mida saab grupi vahel ära jagada, nii et mega nice. Nii tore, et see päev on läbi. See oli päris väsitav, kell on kohe varsti 9 saamas ja ma just jõudsin koju, ma käisin veel kiirelt poes, et osta õhtusöögiks midagi süüest, ma olen mega näljane ja nüüd ma tahakski lihtsalt natukene chillida ja puhata, sest et homme on järgmine treenipäev, homme on jälle esmaspäev. Ma ei tea, kuidas see nädal nii kiiresti kogu aeg läheb. Järgmine nädal on vaja valmistuda, et hooaja lõpuetendusteks ja Greasy G esinemisteks, nii et tuleb üks väga-väga crazy nädal jälle. Nii et tore, et üks event on tehtud ja nüüd on oodata lihtsalt järgmist nädalat, kus tuleb väga palju asju. Ma eeldan, et ma järgmine nädal ka vlogin, nii et ma arvan, et siinkohal ma lõpetangi minu grupi võidetud karikaga ja loodan, et sulle meeldis see vlog ja näeme juba järgmine nädal. Tšau!